Ahoi sõbrad, tere tulemast taas, olete jõudnud kuulama Eesti Noorteühenduste Liidu podcasti. Meie teelega käisime Iirimaal ja tegelikult oleme 2 kamraadi suutnud isegi välja jätta, nii et kuulete täna ainult meie ilusaid hääli. Ütleme nii, et suvi oli põnev. Tavaliselt, kui käid välismaal, siis võib tekkida ka tunne, et meil Eestis on ikka asjad hästi. Tead, sealt mina tulin küll tagasi selliselt, et on veel pikk maa minna. Nii et ma arvan, et meil on päris häid asju jagada, mida saaks ka Eestis teha paremini. Tere ka minu poolt ja olen igati sinuga nõus, Kaarel, et väga-väga inspireeriv ja palju mõtteainet andev õppevisiit see meil oli ja võib-olla natukene tahaks teiega ka jagada ja neid ägedaid praktikaid, miks mitte, äkki saame neid ka Eestis ühel hetkel rakendada. Ja kusjuures nii huvitav, kui see ei ole, siis võiks ju arvata, et noorsootöö, et toimub seal ministeeriumis, on ju, seal jagatakse raha ja seal toimuvad mingisugused strateegilised koosolekud ja dokumentide nii-öelda laiali jaotamine ja see kõik vastab tõele, jõuame ka sellest rääkida, aga ma arvan, et Iirimaa võlu on ikkagi see, mis toimub nagu koha peal. Need inimesed, kes seal toimetavad, see kirg, millega nad seda teevad ja olgem ausad, jätkusuutlikkus ja selline jätkupidevus ehk kõige suurem asi. Aga tulge astuga meiega siis korraks Haridus- ja Teadusministeeriumi uksest sisse. Lihtsam on öelda seda selliselt, sest et nende nii-öelda ametkonnad ja ministeeriumid hoiavad mingisugust 7 nime. No ma võin teile demonstreerida. Neil on Iirimaa laste, võrdsuse, vähemuste, integratsiooni ja noorte ministeerium. Jah, absoluutselt. See on nii-öelda meie mõistes siis Haridus- ja Teadusministeerium. Ja tegelikult nemad siis selle noorte osaluse teemaga aktiivselt tegelevad ja tegelikult Iirimaal nii-öelda avalikustati või loodi siis esimene noorte osaluse strateegia juba 2015. Ehk siis nemad on circa 10 aastat seda nüüd rakendanud ja tegelikult üha enam nii-öelda tuuakse välja just seda, et kui oluline on see, et sul on need raamdokumendid ja selline alus paigas ja kui sa seda ka jälgid ja rakendad, siis see on üks eduvõtmetest ka, et nad tõid siin mõned eduvõtmed välja, võib-olla need avalikustame siis pärastpoole, et hoiame natukene põnevust veel. Jah, aga lõppkokkuvõttes see Eesti vanasõna, et vundament peab paigas olema, siis saab nagu edasi liikuda, sest et vastasel juhul sa tõesti ei saa aru, kuhu sa nagu lähed. Ja Eestis ma ütleks, et meil on ju küll tegelikkuses asjad nagu selles mõttes nagu olemas, et me teame, kuhu me tahame minna ja mida me peame selle jaoks tegema, aga vaata, meil on inimesi kas vähe või raha on vähe või midagi muud on nagu selles mõttes vähe, et ikka vahepeal need asjad kipuvad meil nagu ära ununema. Me oleme need dokumendid valmis teinud, aga kuidas me siis päriselt saavutame need eesmärgid selleks hetkeks, kui me nagu tahame. Mis seal ikka, hüppame võib-olla siis selle juurde, kuidas nemad on seda noorte osalust nii-öelda struktureerinud, ehk siis põhimõtteliselt, kuidas meie mõistes osaluskogud saavad oma hääle kuuldavaks teha. Ja täpselt, et tegelikult neil on olemas ka nii-öelda noorte osaluse selline, lisaks siis strateegiale on olemas ka noorte osaluse raamdokument ja tegelikult ka erinevaid juhendmaterjale just ka näiteks ministeeriumitele, ametiasutustele, kuidas siis noori kaasata. Ja tegelikult, kui me räägime nagu struktuuridest, kui Eestis on ka osaluskogud, meil on ka ministeeriumide juures noorte nõukogud, meil on ka näiteks noordelegaadid. Et selles mõttes meie struktuurid on üsna sarnased, aga kindlasti Iirimaal on palju võib-olla rohkem arenenud just see riiklikul tasandil noorte kaasamise struktureeritus, ehk siis neil on nagu erinevaid riikliku tasandi selliseid noorte osaluskogusid ka nii-öelda välja toodud. Jah, ja nende puhul on siis see, et meil ikka küsimus, kui palju siis me neid noori kaasame, mis on nende vanusevahemikud. Neil on asi selge 12–18 aastased, circa 20–30 tükki neid sinna kohale jõuab. Eesti mõttes, Iirimaa ei ole ju ei liiga palju väiksem ega liiga palju suurem või tahan tegelikult öelda, et enam-vähem sarnane. 31 omavalitsus seal on, aga nad on nagu teinud ka selle kindlaks, et nad toetavad kõik omavalitsusi, mis on natukene ka problemaatiline 25 000 euroga. Et meil siin on pigem nagu rõõmu
palju, kui jõuame seal 1000 või 5000-ni. Muidugi Dublinis nad ei ole nii õnnelikud selle üle, et see on 25 võib-olla maapiirkonnades natukene nagu lihtsam toimetada selle rahaga, aga see võimaldab sellise nagu struktuuri tekitamist ja jätkupidevust. Just seesama, kui sa ütled, et riiklikul tasandil on võimalik nagu kaasa rääkida, eks, et seal lihtsalt on see tugi taga ka noorsootöötajate poolest. Ja sa hüppasid siin kohe siis nii-öelda Iirimaa osaluskogude juurde, et neil on absoluutselt, neil on 31 omavalitsuses 2002 nad nii-öelda nendega alustasid, üsna sarnaselt nagu meilgi. Ja tegelikult jah, kohalikul tasandil ja neil on tõesti kõikides omavalitsustes olemas nii-öelda noorte selline esinduskogu. Tavaline on jah 20-30 liiget, aga siin Dublinis näiteks on 60 liiget, et selles mõttes eks see nii-öelda sõltub ka omavalitsuse suurusest. Ja täpselt, et selline nii-öelda püsiv rahastus on neil siis üsna korralik võrreldes võib-olla siis meie praktikatega. Aga seda nii-öelda, eks need võrdlused ole ka erinevad, riikide nii-öelda elatustase on erinev, et selles mõttes ka nemad otsivad kindlasti omale projektidel näol siis seda nii-öelda tuge. Aga jah, täpselt, et kohaliku tasandi nii-öelda osaluskogu struktuur on Iirimaal üsna sarnane siis meie näiteks noortevolikogudele. Ja kust tuleb see erinevus võib-olla sisse on riiklik tasand, nii nagu teile juba jõudis seda mainida, et neil muidugi uhke nimi selle jaoks, mul jõudis umbes 3 korda peas errori tekkida, et mis asi on Comhear Nanog ja Teil Nanog ja kõik sellised Nanogid, mis neil olemas on. Head sõbrad, mida teie peate teadma, et Teil Nanog, millest me kavatseme rääkida, on põhimõtteliselt siis riiklik noorte nõukogu meie mõttes. Ja tegelikult sealt me ju natukene saime ka inspiratsiooni, et seda nüüd Eestisse tuua, sest et tõesti, maakondlikul tasandil ei ole enam võib-olla sellist head koordineeritust Eestis, et tegelikkuses selle haldusreformiga see asi nagu kukkus kokku ja me oleme jäänud mõnevõrra nagu vaakumisse ja Iirimaa nüüd loodetavasti aitab meil seda parandada. Me teeme selles ka pikemalt podcasti, aga teile ehk annab teile natukene märku, et mis seal siis toimub. Ja täpselt, et see selline nii-öelda riiklik noorte parlament, kui siis nii-öelda eesti keelde siis tõlkida ja tegelikult täpselt, et osaleb siis seal circa 200 noort kõikidest omavalitsustest ja selles mõttes, et see on nii-öelda natukene nagu üldkogu formaat, et see toimub iga 2 aasta tagant ja nii-öelda valimised ja kohtuvad nad kord kuus ministeeriumis, ehk siis ta ongi selline nii-öelda ministeeriumi juures olev nõuandev noortekogu ja tegelikult, mis nende puhul oli hästi inspireeriv võib-olla, on see, et eks ikka tahaks tegeleda võimalikult paljude asjadega, aga tegelikult nemad valivadki omale 1-2 fookusteemat, millega nemad siis nii-öelda tegelevad, lähevad sinna väga sügavuti sisse ja nii-öelda selle protsessi selle 2 aasta jooksul nii-öelda enamasti ka ellu viivad, et siin oli ühistranspordi näited, samamoodi nagu Eestis väga aktuaalne teema, kus siis nii-öelda noorte ettepanekul parandati oluliselt nii-öelda noorte võimalusi ühistranspordiga liigelda. Minu teada vist isegi tasuta oli see lõpuks see, mis nad siis nii-öelda huvikaitse teel välja endale võitlesid. Ja võiks öelda, et see on nagu nii lihtne asi, millest me räägime siin praegusel hetkel, aga tegelikult see nõuab ikkagi väga tugevat pühendumist, sest et tõesti meil kõigil on erinevaid muresid, mõtteid, kuidas ma lepin kokku, mis asi see on nüüd nii-öelda nagu oluline, millega ma nagu edasi lähen. Aga minu meelest nagu üks selliseid probleeme võib-olla noorte valdkonnas ongi see, et meil on kogu aeg kiire ja me ei jõua selle spetsiifikani, on ju. Et kui sa ka mingisuguse otsustajani, nagu seda tavaliselt kutsutakse, selle nii-öelda mõtte viid, aga kuidas tema teab, kuidas seda nagu siis ellu hakata viima. Võib-olla ta isegi tahab sind toetada, läheb hästi, aga äkki nuputab ta mingisuguse oma nii-öelda lähenemise välja. Nii et ma kujutan ette, et see lähenemine nagu algusest peale, et me tuvastame selle probleemi, me päriselt otsime erinevaid lahendusi sellele, otsime selle toetust, et see on nagu selles mõttes hulganisti parem lahendus.
ja tegelikult lisaks sellisele üleriiklikule noortenõukogule on Iirimaal ka selline, ma võib-olla natukene võrdleks seda sellise nii-öelda noorte üldkoguga või natukene nagu Euroopa noortedialoogi formaadiga ka, et 18 kuud on see periood ja on siis kindlad fookusteemad, kas on siis kliima või on nii-öelda noorte vaimne tervis teemaks. Ja tegelikult 12–24 aastaseid noori seal koondatakse ja tegelikult väga palju pannakse rõhku ka sellele, et oleks kaasatud just erinevatesse sihtgruppidesse kuuluvad noored, erineva taustaga noored. Et selles mõttes kindlasti ka üks põnev lahendus, et jah. No ma kujutan ette, et me saame siin tegelikult teile natukene veel rääkida sellest, kuidas nagu Iirimaa erineb, eks ju, et Eesti on ikkagi etniliselt üsnagi, riik, kus kõik on eestlased ja eestimeelsed ja tead, meil ei ole siin nagu väga palju siukesi teemasid, kus me arutame võib-olla, kuidas vähemusnoori kasutada või immigratsiooni taustaga nii-öelda noori on ja okei, selle lõikame välja, ma ei viitsi sellest rääkida pärast hakka mingisuguseid asju selgitama. Lähme võib-olla siit selle Leargase juurde või? Ei, oota, ma tahan natukene selgitada seda tausta sealt. Okei. Ma arvan, et ma veits nagu lostisin ära ka selle. 3-4. Aga kui me räägime just sellisest toetusest ja nii-öelda toetussüsteemidest, et me natukene juba rääkisime siin nendest alusdokumentidest, struktuuridest, et tõesti on olemas siis täiesti nii-öelda noorte osaluse strateegia, siis on ka tegelikult nii-öelda toetavad ametkonnad, institutsioonid, kes siis nii-öelda vastutavadki selle eest, et oleks nii-öelda noorte osaluse teemalisi juhendmaterjale, et noorsootöötajad saaksid vajaliku koolituse, et nad oskaksid siis noori osalusvaldkonnas paremini ka toetada. Et tegelikult ka see võrgustik on päris hästi välja kujunenud ja tegelikult ma siin hoidsin enne pikalt kiivalt seda neid edukust tagavaid tegureid, aga tegelikult jah, mis siis nii-öelda meie kohtumisel välja toodi ka ministeeriumi esindajate poolt ongi see, et mis on need edukust tagavad tegurid, teadlikkuse tõstmine, absoluutselt ja lihtsasti mõistetavate terminite kasutamine, kui me jagame ka infot laiemale sihtrühmale. Meil on jah arusaamine, et kõik võib olema võimalikult keeruliselt kirja pandud, siis me näeme targad välja. Ja tegelikult lihtsuses peitub võlu. Ja loomulikult suurem kaasatus, erinevate sihtrühmade kaasatus, koolitus. Just ka noorsootöötajate ja nende juhendajate ametnike koolitamine ja nendele siis vajalike juhendmaterjalide ja sellise alusdokumentatsiooni tagamine. Ja loomulikult strateegia rakendamine, nad tõid väga konkreetselt välja, et kui teil on strateegia, siis tasub seda või nii-öelda 100% ka rakendada, et siis tulevad ka tulemused ja absoluutselt. Et nii on ja tegelikult mis nad ka välja tõid, mis on ka võib-olla natukene sarnaselt Eestile, on see, et ka andmete kogumine. Ehk siis noortevaldkonnas sarnaselt meile on ka Iirimaa nii-öelda tunneb, et noortevaldkonna kohta on meil üsna vähe selliseid kvantitatiivseid andmeid. Et see on ka kindlasti üks nende nii-öelda suunis siis. Ja see jätkupidev see nagu arusaamine on ja, et miks sul midagi parasjagu toimub. Näiteks me ju käisime ka ühel hetkel Norras, kus kohas on neid uuringuid tehtud 50 aastat ja muu hulgas siis oli nagu võimalus tagasi vaadata, et kas COVID ajal toimus suuri muutusi või mitte, muidu me ainult spekuleerima, aga mitte Norrast me ei räägi, nii et püsime Iirimaal. Käisime ka siis Erasmus Plus agentuuri juures, nemad kutsuvad seda Leargaseks. Ma võib-olla ei keskendunud sellele, mida Erasmus Plus agentuur teeb, ehk olete sellega juba
juba enam-vähem kursis. Aga mulle hästi meeldib see, et nad toetavad inimesi ja neid projektikirjutajaid läbi kogu selle aja, ka neid, kellele ei lähe nagu hästi. Meil on ikkagi nagu see, et sul on teatud lävend, kas sa ületad selle või mitte ja sa saad seda projekti teha või mitte. Mulle seal meeldis, et isegi kui sul nagu kukkus see asi läbi, sinu juurde tullakse, räägitakse, kuulge sõbrad, teeme ära, siin on need muudatused, mida te peaksite ellu viima ja siis ei teki ka sellele kellelgi nagu siukest negatiivse osaluse küsimust. Ma ei tea, kuidas sul on, ma küll jubedalt kardan igasuguseid Erasmus nagu neid projekte ja neid kirjutada on ja nii, et kui esimene kord tuleb selline eitav vastus, võib-olla ei tahakski rohkem teha. Võib-olla see hirmul on suured silmad on hea väljend siin kohal, Kaarel, et ma arvan, et tegelikult Eesti agentuur ka väga toetab ja on valmis igati nõu ja jõuga võiks olema, kui nende poole pöörduda. Aga jah, Iirimaa siis Erasmus Plus agentuur tõi jah, nii-öelda väga konkreetselt välja, et neil ongi nii-öelda selline nii-öelda toetusprogramm just neile ka, kes siis tõesti esmakordselt rahastust ei saa, et seda osaluskogemust siis võimalikult positiivsena nii-öelda luua. Aga jah, et tegelikult neil Iirimaal on ju samamoodi valimise ja kandideerimise ja langetamine nii-öelda fookuses, et ka sellest natukene rääkisime seal ja ka nemad nii-öelda suunavad oma noori siis osalusprojekte näiteks kirjutama sellel teemal. Et jah, selles mõttes meil oli päris palju, mida jagada ja päris palju ühist. Vähemalt üks koht, kus me saime natukene särada, et meil ju see teema on praegu Riigikogus ka aktiivselt üleval, kusjuures Kristina Kallas ütles viimasel kohtumisel, et ta toetab valimise kandideerimise ja langetamist nagu väga selgelt välja, nii et see on positiivne. Kohe varsti jõuame autoga teise linna ka, aga enne kui me seda päeva nii-öelda siin ära keerame, siis võiks mainida, et me käisime tegelikkuses ka ju sellel esimesel päeval seal suursaatkonnas Iirimaal. Mulle tegelikkuses päris meeldis. Avab nagu seda elu, kuidas inimesed, meestlased tegelikkuses elavad seal käinis, mis nad toimetavad, mis nad teevad. Ja suur aitäh Eesti suursaatkonnale siis Dublinis, kes meid kenasti vastu võttis seal esimese päeva õhtul ja absoluutselt see nii-öelda tausteadmine just selle eluolu kohta oli, ma arvan, andis sellele meie õppevisiidile ja kogemusele sellise nagu i-le selle täpi, et mõista seda natukene seda tausta ka. Jah, et kui sa oma sihtgruppi ei tea tegelikult, kuidas sa siis saad neid aidata või kuidas sa saad neile midagi pakkuda, et ma arvan, see on üks selliseid põhilisi asju. Aga natukene naljaga võiks öelda, mul see Ed Sheerani Galway Girl juba nagu kummitab peas, et selles mõttes võiks ju siis sinna Läänerannikule ära sõita. Jõudsime siis sinuga koos, hea kuulaja, 80 000 elanikuga Galway linna. Teile, kus me käisime? Keda me nägime? Mida me tegime? Me nägime väga palju just seda, kuidas selline ühtehoidev kogukond ja selline kogukonnatöö, minu lemmik, et kuidas sellega siis tegelikult noorte osalust võimestada. Ja meil oli tõesti, me nägime väga palju erinevaid praktikaid, meil oli väga vahva kohalik giid, kes siis ise nii-öelda noorte osalust ja sellist noorte kaasatust seal Galway linnas siis arendab ja tegelikult jah, nägime erinevaid selliseid initsiatiive nagu Music Generation näiteks, et see on just selline meie võrdluses võib-olla ta on natukene selline muusikakooli moodi, aga just, et mis on võib-olla natukene taustana siin rääkides, et mis on seal Iirimaal võib-olla natukene teistmoodi, ongi see, et hästi palju tegelikult sellist kohaliku tasandi noorsootööd tehakse just sellise nii-öelda vabatahtliku tööna, et väga palju ja sellise kogukondliku tööna. Ehk siis selliseid vabaühendusi ja erinevaid initsiatiive on hästi palju. Ja tegelikult siin ongi, et me rääkisime siin muusikast, tegelikult nägime ka ju robootikat, kunsti, et kuidas läbi selle ka saab tegelikult osalust arendada, et seal oli ka üks galerii, kus näiteks noored saavad oma nii-öelda initsiatiive ja oma nii-öelda kunsti siis
jagada. No see on see suurem küsimus Eestis ka, see väike küsimärk on õhus, et mis asi see noorte osalus on ja kuidas me tahame, et need noored osaleksid ja millisel kujul nad siis peaksid nagu väljendama seda oma meelsust või arvamust on. Et noh, meil on siuke rahvaalgatus, mine hääleta, tule protesteeri ja kõik siukesed asjad on ju, selline üsna traditsiooniline lähenemine. Aga ega see kõik peab ju kuskilt alguse saama, ega sa ei mõtle üles tõustes hommikul, ma ei tea, 12-aastasena, et ma nüüd tahan maailma muuta, on ju, et eks kindlasti on selliseid ka, oleme näinud Soomes, uskumatu, aga kui sa mainisid neid erinevaid kohti, siis mul lõid küll ausalt öeldes silmad särama, sest et Eestis me oleme natukene harjunud ehk selliste traditsiooniliste viisidega, et sa pead minema hääletama või tegema mingisuguse algatusprojekti, aga seal ei ole nagu väga normaliseeritud seda, et noorte osalus võib ka tegelikult olla lihtsalt see, et ma olen grupi noortega koos, me maalime midagi, võib-olla nende maalide peal näitame mingisugust meelsust, mis meile meeldib, mis meile ei meeldi. Ja neil oli linnaruumi kujundamise selline aktsioon täiesti seal käimas, et jah, täpselt. Seda saab ju teha igat pidi, on ju, et sa ei pea minema selles mõttes komisjoni laua taha ütlema, et ma tahan siia saada pinki, on ju, et tegelikult on täiesti lahe ja vägev, teed seda SimCity's või City Planneris või kuskil, on ju, et manad või maalides. Või maalides, just täpselt. Ma vaata sellest hakkasin juba eemale minema, sest ma ostan suurt maali, et ei ole seal SimCity's, ma saan veel hakkama. Et just see aitas meil nagu aru saada või normaliseerida seda, et tegelikkuses sa võid osaleda, sa võid tõesti läbi muusika seda teha, sa võid läbi kunsti seda teha, mis iganes nagu sobib sulle ja nemad nagu hästi tunnustavad seda, et ei ole nagu see õiget viisi, et sa pead tegema niimoodi, et siis on asi hästi. Ja tegelikult me käisime ju ka äärelinnas ühes raamatukogus või see oli rohkem selline kogukonnakeskus, kus tegelikult oligi raamatukogu ruumidesse oli täiesti loodud selline eraldi lasteala, mis oli hästi selline värviline, kutsuv, kaasav. Seal toimusid erinevad töötoad, kui meie käisime, seal olid vist just selline täiskasvanute käsitööring, aga tegelikult peale kooli on sinna oodatud ka lapsed, kellel siis toimuvad ka erinevad sellised huviringid või sellised nii-öelda ühistegevused, et see oli väga hea näide sellest, kuidas luua sellist kogukondlikku keskust, kuidas noored ka tuua näiteks raamatukokku. Selline multifunktsionaalsus just, et miks meil peab olema üks asi kuskil ühel pool linna, teine asi teisel pool linna ja siis keegi omavahel nagu kokku ei puutu, eks, et me oleme natuke rääkinud ka sellest generatsioonide vahelisest dialoogist, mis jah, võib olla mõnevõrra nagu veel tulev ikkagi sellegi poolest, seal tõesti puutuvad kokku noored ja täiskasvanud ja tead noorsootöötajad, kes iganes on ju, et see seltskond on seal ikka väga kirev ja mulle nagu tohutult see mõte meeldib, sest et tead, kui sul on nagu üks koht, kuhu minna erinevaid asju tegema, on palju suurem tõenäosus, et kas ma nüüd lähen sinna raamatukogu tingimata seda raamatut nagu võtma, on ju. Aga see ruum on ju olemas, seal töötajad on olemas, järsku ressursse pole, et ma arvan, et ka siin Eestis keerulisel ajal võib olla hea mõte, kuidas vaadata, et ressursse nagu hästi kasutada. Täpselt. Kui me sealt raamatukogust välja astusime, siis väikese autosõidu kaugusel 5 minutit ootas meid uus keskus, selline nagu puhtakoeline juba võiks öelda nagu noortekeskus. Ja tead, kõik asjad, mis seal toredad olid, võiks ju ära mainida, aga mina ütlen ühte. See sama jätkupidevus, millest me räägime. See noormees, ja tõesti ma vaatasin, et ta on noormees, aga ta ütles, et ta on seal töötanud 30 aastat, nii et ma kujutan ette, seaduse piirides, eks ta seal 50 juures pidi olema. Tead, ta silm särast, kogu aeg oli niimoodi, et saaks neid noori kaasata, teeks seda, tead, tal oli siuke raske taust, tuli keerulisest kohast, on ju, nüüd on kogu aeg olemas, teeb, möllab, toimetab, on ju. Ja mina ütlen küll ausalt, et need ruumid ja rahad ja kõik mis iganes asjaks, aga see inimene, kes seal oli koha peal nagu olemas. Ma lihtsalt nagu pärast olin tund aega autos, kui me sõitsime sinna Dublini poole ja mõtlesin, et nagu issand jumal, kuidas sa jaksad, kuidas sa viitsid, kuidas sa tahad, on ju. Aga meil on selliseid inimesi ka vaja. Ma ei tea, kus me nad võtame, aga... Kaarel, meil on need inimesed olemas. kindlasti on meil need inimesed olemas. Sul on õigus. Aga jaa, täpselt see oli väga inspireeriv. Esiteks tõesti see järjepidevus ja kui oluline see tegelikult on ja ta tõi ka ise väga kenasti selle välja, et läbi nende noorte on ta tegelikult jõudnud ka nende vanemateni, on ta jõudnud selle kogukonnani ja selles piirkonnas oli nii-öelda väga palju ka neid, kes on väljaspoolt sisse rännanud, et kuidas ka neid nii-öelda kogukonnaga siis ühtseks luua ja tema tõigi välja selle läbi noorte kaasamise.
tegelikult, et kui oluline roll sellel on ja kui tegelikult pikaajalised need protsessid on. Ja vaata, kui lahedaid asju nad tegelikkuses teevad. Mitte, et Eestis ei oleks, aga tõesti, mingisugune robootikaring, sa juba mainisid, kuidas nad ehitavad asju, nad käivad ka matkal, on ju. Teevad mingi raamatulugemise klubisid, videomängud õhtuid, filmi õhtuid ja kõike sellist. Ja võib-olla, kui ma tulen 2 sammu tagasi selle juurde, et meil tõesti on Eestis need inimesed ju olemas, aga võib-olla on probleem selles, et esiti võib-olla neil anta nii vabasid käsi. Vaata, sina noorsootöötaja, sina mulle kohe ütled. Ütle, kuidas õigesti asjad on. Aga teisalt ka võib-olla see, et need noorsootöötajad, neil ei ole ka tegelikkuses võimaldatud seda aega ehk. Et neid kohustusi pannakse niivõrd palju erinevaid peale. Minu meelest on alati, et kuskil on näiteks mingi spordi- ja noorsootöö spetsialist, on ju, ja tavaliselt sport on siis see, mis on et see on ju noortele, on ju, et milles küsimus. Et inimesel oli tõesti võimalik keskenduda ja teha nii, nagu temaga nägi, et need noored vajavad. Sest et süsteem on ju ka natukene selline rigiidne, on ju. See on siuke ettepanekute kogum, aga sa pead ju suutma võtta ka see, mis parasjagu sobib, on ju. Et see oma algatuslik või oma mõtlemine, on ju, et sa ei jää alati ootama, et keegi tuleb, ütleb sulle, mis on õige asi, mis teha. Absoluutselt. Aga võib-olla me nüüd sõidame tagasi Dublinisse ja hüppame siis... Vahepealsed teed ja mäed ja kõik olid ka väga ilusad, kus juures me igaks juhuks ütlen teile. Olid tõesti väga ilusad. Aga hüppame siis järgmisesse päeva ja tegelikult enne veel, kui meie saime lennuki peale hüpata, et tagasi juba koju sõita, siis oli meil väga sisukas kohtumine. Ma hakkan ohkama teile. Iirimaa Noorteühenduste Liiduga. Ja rääkides valgusaastatest, on ju, siis see on ikka natukene teine tase. Et ma ei hakka siin langema sellesse, et dokumendid ja strateegiad ja asjad on kõik selles mõttes paika pandud absoluutselt. Aga võib-olla lihtsalt öelda, et neil on ligi 50 aastat kogemust, 30 aastat vanemad kui meie, et anname selles mõttes andeks endale. Aega veel areneda. Ligikaudu 30 töötajat projektidega tegelikuses kõvasti palju rohkemgi, aga neil on selles mõttes need valdkonnad väga tugevalt ära jaotatud, kes tegeleb millega. Ei ole seal kogu aeg siukest teemat, et nüüd on see, on ju. 1-2 inimest tegelevad, toimetavad, nad teavad, mida nad peavad saavutama, kuidas nad peavad seda tegema ja projekti juba mainisin, on ju. Et tegelikkuses Eestis on päris palju ikkagi seda riigi kätt praegusel hetkel. Et nende projektide kirjutamise juurde võib-olla väga ei kiirustata. No ka selle tõttu, et inimesed, kes neid asju teevad, peavad tavaliselt selle eest raha saama ja need Eesti projektid võib-olla alati ei soosi seda, et inimene viib selle projekti algusest lõpuni ellu ja selle eest ka võib-olla siis väärilist tasu saab. Aga mulle tundub, et see oli edu alus seal mõnevõrra. Jah, selles mõttes, et Iirimaa Noorteühenduste Liit tegeleb väga paljude erinevate valdkondadega ja neil ongi nii-öelda igaks valdkonnaks näiteks vaimne tervis, erinev just sellist nii-öelda võib-olla natukene võrreldes meie Lastekaitseliiduga, et neil toimuvad need programmidena ja tõesti, nagu sa ütlesid, Kaarel, siis 1-2 inimest ühe programmiga tegeleb, mis teeb tegelikult teisalt need programmid ka üsna haavatavaks, sest et nii-öelda 1-2 inimesega kui palju me jaksame ja jõuame, eks ole. No see on küsimus sulle. Sina koos Rudolfidega peate kogu Eesti osaluskogud ära haldama. No täpselt, teil tegelikult sama seis, eks ole. Aga absoluutselt, et tegelikult väga põnev ja oli nii-öelda arutleda ja põrgatada neid ideid, et täpselt, et kui meie oleme sellised 20-ndates maailma avastajad hetkel oma organisatsiooniga, siis... Teile kogu aeg ütleb mulle tegelikult, et ma olen vana, nüüd ma olen järsku 20-ndates. Aga teate, rääkides vanusest, ma korra ikka mainin selle kiiresti ära, enne kui me liigume edasi, on see professionaalsuse tase, mis neil on. See on küsimus sellest, et kuidas on struktureeritud Noorteühenduste Liit, kes sellel on noortest koosnev juhatus, kes on sellise visiooni nii-öelda taga ja tulevikku vaatav või siis seal kõrval on tõesti see tegev meeskond, kes on professionaalne, pigem kõik on kõrgharitud, täiskasvanud inimesed, et mitte öelda pigem üle 30, ütleme võib-olla isegi 40-50 on ju. Okei, ma tahaks seda vanuse teemat kuidagi käsitleda, aga ma ei tea, kas ma tahan seda niimoodi öelda ka. Okei.
Okei, ma võib-olla midagi no ei, no enam-vähem läks. Ma teen mingipidi selle uue. Tegelikkuses nende noorteühenduste liidu töötajaskond on ikka oluliselt palju erinev. Vaata, meid on siin ainult 6 tükki, jah, neid on nagu oluliselt palju rohkem, aga meie struktuur on tegelikkuses teistsugune. Me oleme ikkagi organisatsioon, kus on põhimõtteliselt kõik noored, noh, selles mõttes üle 30-aastaseid meid vähemalt siin ei ole. Neil on tegelikult asi nagu põhimõtteliselt vastupidi, et neil pigem ei ole alla 30-aastaseid, et selline väga professionaalne lähemine, inimestel kõikidel on kõrgharidused ammu käes, nad on selles valdkonnas väga pikalt olnud, neil on sellised nagu noored inimesed, kes juhendavad, annavad tulevikuvisiooni, aga seda veel viivad ellu siis põhimõtteliselt nagu professionaalid. Ja tegelikult see on mõnevõrra nagu küsimus, võib-olla retooriline, teisalt äkki tahad vastata, et mis on siis see nagu parem lähenemine, et kas sul on noorteühenduste liit, mis on noorte poolt noortele või tegelikkuses see professionaalsus tagab ikkagi mingisuguse nagu jätkusuutlikkuse ja sul on ju ka noored tegelikult, kes annavad nõu, on ju. Ja eks see ole selline igipõline küsimus ja eks meie, ma arvan, peame ise enda jaoks selle vastuse leidma, et mis siis paremini toimib. No näete, teile on poliitika ja kandideerib järgmistel Riigikogu valimistel. Ei, me oleme selle peale palju saanud mõelda, häid nippe ka juba võtnud, aga üks veel eeskujulikum organisatsioon jätsime tegelikkuses teile siia viimaseks. No ma mõtlesin, et kui kuulsin sellest Foroigest, et no mis see saab nüüd siis olla, on ju, Noorteühenduste Liit justkui nagu ütles, et ei, nad on nagu meie liikmed, aga nad on põhimõtteliselt suuremad kui meie, siis ma olin nagu, katusest on suurem organisatsioon või, kuidas? Ja tegelikult tegemist on siis Iirimaa ühe suurima noorsootööd koordineeriva organisatsiooniga ja üle 600 noortevaldkonna töötaja 4000 vabatahtlikku nad koondavad ja nad jõuavad siis igal aastal rohkem kui 40 000 nooreni. Ja kus see nii-öelda alguse on saanud üle 70 aasta tagasi algatatud õpetajate poolt, et õpetada just elulisi oskusi. Ehk siis õpetada siis nii-öelda selle formaalõppe kõrval mitteformaalselt neid elulisi oskusi. Ja tegelikult nende struktureeritus jällegi taaskord, et neil ongi erinevad programmid, mida juhivad konkreetsed inimesed, kes siis omakorda õpetavad neid välja vabatahtlikke. Ja neil oli vist üle 170 erineva sellise programmi, mida nad siis nii-öelda noorsootöötajatele pakuvad, kes saavad seda edasi siis nii-öelda rakendada oma nii-öelda kogukonna noortega. Ja nad on ju väga õnnelikud tegelikult sellise süsteemi üle, et mina vahepeal nagu torkisin või küsisin ka, et aga te ei olegi nagu riigiasutus, siis nad oli nagu ei soovi ka. Et see annab sellise võimaluse tegelikkuses neile ise vaadata, otsustada ja näha, mis nagu tulevikus võiks olla see teema. No nende keskuses ju oli väga palju erinevaid ruume isegi selles väikeses kohas, et ühes kohas oli robootikaring, inimesed õppisid, kuidas kasutada 3D printereid on ja teisalt olid seal uhked arvutid, programmeerimine, koodimine, kõik sellised teemad. Siis oli üks selline uks, mis oli nagu täiesti suletud, oli võimalik teiselt poolt nagu sisse tulla ja põhimõtteliselt see mõte oli siis selline, et sa saad minna nagu vaimset sellist nagu tervist parandama, tahaks öelda kohe. Et keegi kuulab sind ära, soovitab, annab nagu mõtteid, et need, kes on kõige haavatumad. Ja täpselt, noorsootöötaja siis oli nii-öelda välja koolitatud ja valmis siis noori seal individuaalselt ka toetama. Ja selliseid keskusi, kui me nüüd räägime siin ainult ühest ja põgusalt, siis neid ongi tegelikkuses üle Iirimaa, seal ongi kõik need inimesed, keda tegelikkuses teile siin jõudis nagu üles nimetada. Ja just see sama kogukonna põhisus võib-olla on siin see nagu märksõna, et sul on koht, kuhu minna ja kus sa saad abi, kus sa saad targemaks, kus sa saad aega veeta, et minu meelest nagu ülilahe lähenemine. Ja teisalt siin jällegi see sama spetsiifika. Nad väga täpselt teadsid, mida nad teevad, millal nad teevad ja miks nad teevad. Ja need noorsootöötajad ei ole niimoodi, et et tule tööle, meil on vaja või et hakka vabatahtlikuks, siin on enam-vähem raamat, on ju, et ei, sellele on nagu pikk protsess sees, et siin on võib-olla jälle see küsimus, et kui sul on esimene kord nagu halb kogemus, siis sa ei pruugi enam minna. Nad nagu selle asjaga ei lepi. Nii et kõik need inimesed, kes põllule saadetakse, on professionaalid, kes tõsiselt hoolivad asjast ja kes suudavad seda toetust anda niimoodi, et ausalt öeldes vahepeal hakkas kohe nagu nukker selle pärast, ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Aga väga lahe.
ja tegelikult täpselt, et isegi kui nad võib-olla esialgu ei ole professionaalid, aga nad väga soovivad saada, et täpselt nad saavad selle ühe programmi, ühe konkreetse nii-öelda valdkonna alase nii-öelda teadmise, näiteks meie siin kui osalusvormide nii-öelda natukene ka arengusuundi vaadanud, mulle jäi kohe kõrvu see Digital Go programm näiteks. Et põhinebki ja keskendub väga sellistel digitaalsetel oskustel, noorsootöötajad saavad selle nii-öelda teadmise, nad saavad juhendi, neil olidki reaalselt juhendi sellised nii-öelda materjalid step by step olemas ja said siis noortega koos neid rakendada, et just selline nii-öelda konkreetsus ja struktuur, et see on nagu, see oli tõesti imetlusväärne. Mis on Iirimaa rahvustoit? Kas Iirimaal olid mingisugused need pelmeenid või? Kas ma mäletan valesti? Ma ei ole kindel. Ma mõtlesin, et sa võib-olla ütled, et see on fish and chips. Fish and chips või? No vaat seda me sõime küll seal. No see oli ikka väga huvitav. See oli huvitav, jah. Aga tegelikkuses Iirimaa kohutavalt ilus riik. Asjad on hästi organiseeritud, toit on maitsev, isegi kui meie teelega 100% kindlasti ei tea, et mis neil see rahvustoit on või ei ole. Aga põhimõtteliselt selle küsimusega ma ütleksin, et me oleme nagu enam-vähem jalaga uksest väljas. Et oleme nõus selle podcasti siin kokku tõmbama. Aitäh, kes meiega püsisid siin mitte niivõrd kaua. Meiega läheb alati aeg kiiresti ja lõbusalt, on ju. Nii et järgmiseni korrani ja aitäh! Järgmiste kordadeni!